Tere tulemast Arvamusfestivalile siia tervise tuleviku alale kuulama teemat, mis tõenäoliselt on üks selle Arvamusfestivali paratamatu osa. Me räägime kriisidest. Enne veel, kui me asja juurde asume, mõned korralduslikud küsimused, korralduslikud sellised teadaanded. See oranž kast on siin mõeldud kõigile neile, kes tahavad esitada küsimusi. Anti korraldus, et siia tuleb rääkida niimoodi hästi sisse. Viisakas oleks öelda oma nimi ja ametikoht või miski, mille järgi annaks teid kuidagi siduda selle teemaga. Ja ma ei tea, kuidas ma viskan selle, annan siia kohe esimest ritta ja eks te siis vaadake seal jooksvalt, andke käega märku. Mis veel, kui te olete selle ettekande ära kuulanud, siis seal on ühed ilusad joonistused, mis on joonistatud 11 lapse poolt, kes on pärit 15 Ukraina perest ja MTÜ Käsikäes ukrainlastele on siis need lastehoius olevad lapsed ja nende joonistused kenasti kokku toonud ja seal saab neid vaadata. Ukrainlastega seoses veel nii palju teadaandeid, et täna me diplomeid ei jaga, vaid kõik selle paneeli osalised saavad endale teadmise, et nende poolt on tehtud selle lava korraldajate poolt annetus Ukraina lastele. Väga õige tegu. Termoskruusidest on küll ja veel. Aga nüüd asjast. Selleks, et me saaksime aru, kes siin täna istuvad ja miks nad istuvad, teeme me kõigepealt sellise tutvustava ringi ja küsin kõigi käest, milline on tema täpne ametikoht ja seos siis viimase 3 aasta kriisiga. Me ei räägi ainult ühest kriisist, me ei räägi pandeemiast. Kriise on olnud lubamatult palju. Energiakriis, gaasikriis ja rääkimata sellest, et meil on ka sõda. Alustame daamidest. Tervisekassa juhatuse liige Maivi Parv. Mis seos on kriisiga? Kuidas kriis on sind isiklikult mõjutanud? Mis sa muutnud oled oma elus? Ja, tere kõigile. Tõesti tore on siin oma mõtteid jagada. Kui alustada seosest ja Tervisekassa, siis meid on kindlasti puudutanud nii-öelda 3 kriisi. Et kohe mis nagu meenub, et kindlasti seesama COVID-pandeemia, sealt edasi sujuvalt liikusime siis vaktsineerimise tegelikult ka kriisi ja sealt nüüd ka tegelikult siis seoses nüüd selle sõjapõgenikega ja siit siis see tervishoiuteenuse tagamine. Kui ma mõtlen isiklikus plaanis, siis kindlasti on muutusi ja võib-olla kõige enam on ikkagi seesama COVID-i teema muutnud ka minu käitumist. Kindlasti ma olen palju tähelepanelikum ja hoolikam igasuguste haigussümptomite osas, et ka sellised kerged haigussümptomid ei lähe ma ise kontorisse, ei lase lapsi kooli, suunan oma kolleege kodus töötama, siis kindlasti kätehügieen. Ei mäletagi varasemast, aga nüüd juba mitu aastat ka kaubanduskeskusesse sisenedes ma desinfitseerin käed, ma tegelikult kindlasti pesen käsi palju rohkem. Ja võib-olla ka ikkagi see selline 2+2 reegel, minule ta tegelikult sobib ja ma siiani tunnen ennast väga hästi. Ka sellistel avalikel üritustel, kus on toolid eraldatud, kus ma saan toole paigutada. Nii et ka siin ma tegelikult kiidan korraldajaid, ka mina seal istudes tunneksin ennast väga hästi. Aga see on selline käitumise muutus seoses pandeemiaga? Kindlasti seoses COVID-pandeemiaga. Aga elekter, sõda? Kindlasti sõda, see esimene šoki faas oli päris pikk ja võttis aega, aga tuli endaga tööd teha, et mitte ei scrolli kohe hommikul uudised lahti, vaid ma teen oma tööd. Ma püüan olla tasakaalus, kuulan uudiseid võib-olla siis nii-öelda päeva lõpus. Ja see ei tähenda, et ma ei hooli, aga nii ma saan aidata kõige paremini, kui ma teen oma tööd, oma asja ja teen seda sellises
sellises tasakaalu olekus. Toiduvaru oled ostnud, relvaluba teed, naiskodukaitsega oled liitunud. Tuleb tunnistada, et toiduvaru ma ostsin ja ma olen selle juba ka ära kulutanud. Sularaha võtsin ka korra välja ja see on ka ära kasutatud. Punase Ristiga plaanin liituda. Lähme edasi. Relvaloale viidates Kadi Lambot, Confido meditsiinijuht, juhatuse liige, on see tõesti nii, et sa teed relvaluba? jah, mina tõesti teen relvaluba ja kui hakkame siit sõjast tagantpoolt pihta, kuidas see mind isiklikult mõjutanud on, siis mitme töökaaslasega otsustasime seal päris sõja alguses, et naised, et läheme, teeme kõik on ju koos relvaluba, loa. Viiekesi läksime, kõigepealt algasin ju niisugune teooriatundidega, viiekesi läksime, järgmine päev oli juba ainult 3 kohal, 2 ütlesid, et meie oleme selleks liiga naised. Ja mulle tundub, et praegu olen mina kõige kaugemal, et siis tuleb seal praktikatundides käia. Aga võib-olla on ju, ma ei ütle nüüd see ainult on ju sõjast ajandatud oli, et alati tuleb ennast on ju ka proovile panna meile nagu meditsiinitöötajatena, arstidena, et sa kogu aeg õpid midagi uut ja natuke on võib-olla ka laiemalt, kuna me ise relvaloa meditsiinitõendeid välja anname, et natukene, et tunne kogu protsessi ja ütleme, et seal oli nagu palju, loll on see, kes põhjendusi ei leia. Sularaha võtsin ka paar päeva tagasi, hakkasin köögikappi koristama, leidsin ühest purgist sularaha, mida mul üldse meeleski polnud, oli hea meel. Aga Confido seos? Confido on olnud nende erinevate kriisidega päris tugevalt on ju seotud, alates siis ka COVIDiga, üldse tervishoiuteenuse osutamisega, siis on ju vaktsineerimised, testimised, ka oleme olnud otseselt seotud on ju sõja ja põgenike on ju tervisekontrollidega. Ja ütleme nii, et meil nagu see on nagu terve sektor on olnud on ju sellega seotud. Mulle kui Confido ühele juhile, kogu see nagu 3 aastat, meil olid endal on ju väga pingelised arenguplaanid, mida sa ka nagu kuhugile jätta ei saanud on ju, kõik siis need kriisid peal on ju, et kuidas sellega hakkama saada, kuidas edasi areneda, kuidas inimesi motiveerida, et õppetunde on olnud väga palju, aga on ju ka väga huvitav periood on olnud, kui tagantjärgi on juba. Johanna-Maria Lehtme, aasta eurooplane ja MTÜ Slava Ukraini üks juht, sinu tegemistest me oleme palju kuulnud, me võiks pikalt kuulata, aga kuidas sa võib-olla lühidalt kokku võtad, mis su elus muutunud on? Pandeemiast võib-olla ei olegi mõtet rääkida, sul on väga selge seos sõjaga. Pandeemia osas ma võin öelda, et COVID mind väga ei mõjutanud, sellepärast et siis oli mu laps 1-aastane ja olgem ausad, emad ongi tavaliselt isolatsioonis, on sul ka COVID või ei ole, et kardad, et laps hakkab nutma, kui kohvikusse lähed ja siis pigem istud kodus või käid Kadrioru pargis 8 kilomeetrit ringe. Et see isolatsioon mind nagu ei kõigutanud, aga muidugi ma olin ettevaatlikum tervise osas. Aga nüüd on terve elu on muutunud, et ma veedan 3 nädalat umbes Ukrainas, Ida-Ukrainas ja 2 nädalat olen siis oma lapsega Eestis, mis ei tähenda, et ma ei teeks 24/7 tööd ka siin. Minu ülal pidada on hetkel 7 ukrainlast, 6-7 korda vähema palgaga. Ja ütleme nii, et sügist ma väga ei oota, esimeseid kommunaalarveid ma väga ei oota, aga sellegipoolest ma arvan, et igast kriisist saab tegelikult läbi ja just nagu ütlesitegi, et tegelikult igas asjas on omad õppetunnid ja mis ei tapa, teeb tugevamaks. Võib olla küll klišeena tunduda, aga ma arvan, et igast kriisist on väga palju õppetunde tegelikult võtta. Sa tulid eile Ukrainast. Üleeile vist isegi. Mulle tundus, et me rääkisime eile, kui sa olid teel, aga vahet ei ole. Mis sel korral teie MTÜ kaudu ukrainlasteni jõudis? Me andsime Kolesoo meditsiinikeskusele, koolituskeskusele andsime ühe auto. Ma arvan, et kuskil 500 kanti andsime škutte, õhkrina plaastreid, Iisraeli sidemeid,
dekompressiooninõelasid viisin kohale Barvinkovesse ja Mikolajevisse. Ja siis üldiselt oli meedikutega suhtlemine, et kogu aeg panna uusi meedikute kotte kokku, sest et vajadused vastavalt sõjaolukorrale muutuvad, et siis me muudame ka sisusid, et olla kogu aeg tegelikult kursis sellega, et mis neil muutuvas sõjas tarvis on. No nii, läheme džentelmenide juurde. Ahti Kallikorm, Magnum AS juhatuse esimees. Kokkupuude viimase 3 aasta kriisidega ja isiklik kogemus, muutus elus. Täiesti vahetu kogemus. Lõpetan puhkust täna 3 nädalat, esimest korda üle 3 aasta. Ja kui minna ajas tagasi, siis jah, COVID oli otseselt meie tööpõld. Tõime esimesena Eestisse maskid, mis osutasid siis laiali elanikkonnale head kaitset viiruse vastu. Kogu vaktsiini logistika oli Magnumi teha. Ja lisaks siis ka kriisidest Ukraina sõja puhul, kui 24. veebruar sõda algas, siis me 27 ehk et siis pühapäeval rääkisime Margus Linnamäega telefonitsi ja mõtlesime, et millismoodi saaks Magnum abiks olla. Ja eks ikka tuleb enda liistude juurde jääda ja jõudsime sinnamaani välja otsusega, et me teeme ühe annetuse, ravimid ja meditsiinitarvikud. Ja saime kokku siis 1 000 000 eest seda ja vist 2 kuud hiljem saime veel 100 000 eest ühe annetuse tehtud. Ja tänu Kaitseministeeriumi abile siis ka korralikult kohale viidud ja kindlad selles, et kõik see kraam jõudis hästi ja kenasti Lvovi haiglasse ja sealt edasi. Isiklikus elus kokkupuudet, relvaluba, Kaitseliit, annetused Eesti võitlejatele rindel? Vaatasin veebruaris järele, kus mu kogunemiskoht on Lõuna-Eestis. Et arstina tuleb olla seal kuskil rinde lähedal. Taimar Peterkop, riigisekretär, ma ei tea, kas sul on puhkust üldse antud selle aja jooksul, kui sa oled olnud peaministri kõrval kõikide nende kriiside sees kogu aeg? Ja ikka on, et puhkust tuleb võtta lihtsalt, muidu põled läbi, et ID-kaardi kriisis ma õppisin seda, ma põlesin läbi seal, et siis ei ole sust kasu enam, nii et endaga tuleb tegeleda. Et ja alles see suvi ka puhkasin nii, et puhkasin välja. Iga päev küll pidi mõne töö tegema, aga tegelema, aga see ei seganud puhkust. Sinu puhul ei ole küsimustki, et kas sa ja millise kriisiga oled kokku puutunud, sa oled kõigi lauadega olnud, valitsuse lauadega kogu aeg. Strateegiabürood, kogu Riigikantselei töötab selle nimel, et Riigikantselei jah, roll on riigi tasandil koordineerida kriisideks valmisolekut. Kui varem oli ainult julgeolekukriisid, siis alates eelmisest suvest on kõik ka nii-öelda tsiviilkriisid Riigikantselei pädevuses. Ja meie põhiväljakutse ongi see, et kuidas need 2 maailma, mis seni on olnud lahus, julgeoleku ja tsiviilkriisideks valmistumine, need kokku panna praegu. Aga COVID-i kriisi ajal, kui oli erakorraline seisukord, siis me olime põhimõtteliselt erakorralise seisukorra juhi staap ehk siis peaministri toetav organisatsioon ja ka järgmistes lainetes see roll on olnud meil siis jagatud juba Sotsiaalministeeriumiga, Terviseametiga, aga oleme valitsust toetanud Ukraina kriisiga, sellest võib pikalt rääkida, aga me hakkasime tõsiselt valmistuma sügisel, jaanuarist olime me nii kindlad, et sõda algab, kui et me tõmbasime kogu riigi valmisoleku, põhimõtteliselt kogu valmisolekut riigis tõsteti, kõik asutused vaatasid oma kriisiplaanid välja, võtsime stsenaariumid ette, kuidas Eestit mõjutab ja nii, et ütleme tavalise kriiside valmisoleku mõttes 24. veebruar, et me olime nagu valmis, meil olid sahtlisse asjad valmis tehtud kõik, et oligi natuke naljakas tunne, et selline suur šokk, aga et meil on juba nagu asjad tehtud, et isiklikus plaanis, mis ma oskan öelda, COVID, 8 päeva puhkust, põdesin COVIDit kergelt, aga isoleerusin maale, naine käis kodust ära minna. Läksin, olin maal, kunagi ei ütle naisele lastele, et ma tahan teist puhata. Naine ütles, et mine maale, ole seal. Olin üksinda maal 8 päeva. Introverdina COVID on andnud mulle ettekäände, miks mitte inimestega suhelda. Nii et optimistina ma siin ütlen, et on ka positiivsed külgi kogu selle halva asja juures.
no nii, tutvustav ring on tehtud, asume asja kallale. Selleks, et aru saada, millised on õppetunnid ja milliseid vigu mitte korrata, peaks kõigepealt projitseerima tulevikku. Lugusid on erinevaid, räägitakse energiakriisist, gaasikriisist, majanduskriisist, järgmisest pandeemialainest ja me keegi ei tea, millega lõpeb see sõda. Hiljuti olin koos matkal ühe mehega, kes väitis, et räägitakse võimalikust tuumarünnakust. Ei tea. Taimar, me nüüd ei oota, et sa hakkad rääkima meile lahti punase templiga pabereid. Aga kõik need inimesed vaatavad sulle siin otsa. Võib-olla mõni on broneerinud endale notari tehingu järgmiseks nädalaks. Ütle nüüd, sina tead, sinu strateegiabüroo on kindlasti selle tulevikustsenaariumi juba selleks sügiseks, talveks ette valmis kirjutanud. Mis meid ees ootab? Kõigepealt strateegiabüroo on kirjutanud selle Helge Eesti 2035. Julgeoleku koordinatsioonibüroo on need hirmus stsenaarium. Aga sa ütlesid kõik asjad ära, et mis meid ees ootab, mis me teame, mis meid ees ootab. Jah, sõjast väga palju põhjustatud kõrge inflatsioon, kõrged energiahinnad, majandusprobleemid, mis ma saan aru on veel analüütikutele toetudes on selline 50-60, kas tuleb ka suur majanduslangus, pandeemia jällegi, et on oma muutustega, siin on minust targemad inimesed sellest rääkinud, ühiskonna valulävi on kindlasti tõusnud, haiglate valmisolek ma eeldan on paranenud, et kuidas me sellega toime tuleme samal ajal, kui käimas on suur sõda. See sõda ja see sõda ei ole Venemaa-Ukraina vaheline sõda. Pangeme ennast Putini kingadesse, see sõda on Venemaa ja Lääne vahel. Et meie oleme ka selles sõjas. Et see sõda mõjutab meid kõige rohkem. Midagi me teame, mis sealt tuleb. Põgenikud, tõenäoliselt sügisel see põgenike arv kasvab. Meil on mingid stsenaariumid, mis me oleme läbi mänginud, küberründed. 2007 aasta olid kordades väiksemate mahtudega küberründed, nagu on praegu meil igapäevaselt peaaegu. Ja me elame nendega, need ei mõjuta meie elu, me oleme õppinud sellest kriisist. Sa mainisid eskalatsiooni erinevaid võimalusi. Tuumarelva kasutamist venelased praegu ähvardavad tuumajaama õhkimisega. Et eks neid stsenaariume on mitmeid, aga vast nagu kõige olulisem, miks ma loodan, millani me siin täna lõpuks jõuame, on see, et kui keegi läheb homme notarisse tehingut tegema, siis tuleb rahulikult minna. Et sellest tulebki rääkida, nagu me siin täna räägime. Ja elu tuleb edasi elada. Nagu ma ütlesin, puhkus tuleb välja võtta, ei saa niimoodi, et kogu aeg ainult jooksed ärevil ja nagu jookseks nagu sprinti. Aga ma ei taha siin sündmustest ette rutata, üldine pilt on see, et see konflikt on pikaajaline. Uus külm sõda, uus raudne eesriie. Me oleme siin selle raudse eesriide ääres, piki Narva jõge, piki meie kagupiiri. Selle raudse eesriide reeglite paika loksutamine võtab aega. Kuidas me hakkame, 2 nädalat tagasi kirjutas Economist väga hea ülevaate sellest, mis saab Venemaast tulevikus. Et see rada, millele Putin on Venemaa pannud, fašismi rada, seda ei saa tagasi pöörata. Et ilma, et see režiim sealt kokku kukuks. Ja lugege seda, kui kelle võimalik, et see kirjeldab seda naabrit, kellega me peame järgmistel aastatel koos elama. Me ei pea kartma, aga selleks me peame valmis olema, et see naaber tekitab meile ebamugavusi. Nii et see on see, ma arvan, mu põhiline sõnum praegu, et ebakindlad ajad, palju asju me näeme ette, nendeks me valmistume, aga kriis on see, mida me ette ei näe. Kui me oleme ette näinud, valmistunud, siis see ei ole kriis. Aga need asjad, mis me ette ei näe ja neid asju tõenäoliselt tuleb, siis nendega tuleb lihtsalt rahulikult tegeleda, mitte närvimine. Ühes kolmapäeva õhtuses telesaates nimega Pealtnägija on pärast sellist betooni üks välislugu, et inimesed saaksid hinge tõmmata ja korra mõelda, et mis see nüüd oli. Meil seda aega ei ole, asume asja kallale. Johanna, sa vaatad seda, mida just Taimar räägib, kuidagi sellise nagu kerge naeratusega, sest
ja sinu naeratus sisendab minusse enesekindlust, päriselt. Et sa oled seal rindejoonel väga lähedal olnud. Kas seal tunneli lõpus paistab valgus? Nüüd see on nüüd teistsugune naeratus, et ei paista, et kui me siin enne vestlesime ka, et äkki saab siin aasta lõpuks läheb asi vaiksemaks, siis kui ma meie üksustega seal räägin ja meedikutega, et siis keegi sellist nagu lootust ei hellita, et see on ikkagi aastateks. Ja eriti ebameeldiv oli sellel korral, kui me läksime Zaporižjasse jällegi taktikalist meditsiini kohale viima, siis üks komandir ütles, et vabandust, et ma ei saa nagu teiega isiklikult tulla seekord kohtuma, sellepärast et me lähme tuumajaama juurde. Et see kutsutakse Zaporižja tuumajaamaks, aga see tegelikult ei ole seal kuskil kesklinnas, et see on natukene kaugemal. Et siis oli küll, ütleme niimoodi, ebameeldiv tunne üle väga pika aja. Et muidu lähed, siis mehed on tegelikult helged, eks ju, aga sel korral oli väike meeleolu muutus, pluss siis tsiviilisikud olid ka sellised, ei olnud nagu seda särtsu või sära või seda nalja viskamist võib-olla, et midagi oli muutunud, aga eks see ole iga kord ka erinev. Ja täpselt samamoodi algab sellest sõjast ju ka toidukriis, eks ju, ja käisimegi Mikolajevis, üks vana proua ei suutnud endale piima osta, kas ta tahtis tatart või midagi, mis on niikuinii täiesti utoopiliselt kalliks läinud, eks ju, ja 2 õuna. Ja tal ei olnud raha selleks. Et mis sa siis teed, eks ju, et sina oled Euroopast tulnud ja siis sa lihtsalt maksad kõigepealt need asjad talle ära ja siis ütled, et nii, aga nüüd lähme teeme teise ringi ja võtame käru ja siis me viime teid nagu koju. Et see on seal, selle kriisi sees on niivõrd palju erinevaid kriise, eks ju, et me võtame sõda tervikuna, aga seal sees, et kui meie hakkame valmistuma, juba hakkasime juunikuus valmistuma tegelikult sügiseks ja talveks ja plaane tegema just nagu aastani 2023 märtsini me võtsime lihtsalt, et oleks mõistlik, et me ei võta aasta lõpuni, vaid juba pikemalt. Et seal tuleb tegelikult selle kriisi ja sõja sees tuleb valmistuda ette väga mitmeteks asjadeks. Aga kõike sa ei saa, Taimaril on tegelikult õigus, et sa saad ette valmistada ja siis see ei ole kriis, eks ju. Aga kunagi sõja kulgu sa ei tea niivõrd täpselt, vähemalt mina tsivilistina ei tea seda kindlasti. Aga ettevalmistusi peame me juba sügiseks ja talveks kindlasti tegema sügise osas. Me oleme hiljaks jäänud, aga õnneks Slava Ukraini hakkas valmistuma tegelikult juba juunis selleks. No vot, ja nüüd me jõudsimegi nagu Ivani, et õppetundideni, et aastal 2019 aitasin ma Siseministeeriumil korraldada elanikkonna kaitse käsiraamatu avalikustamiskampaaniat. Ja mulle meenus toonase Terviseameti kommunikatsioonijuhi selline sõnum, et kuigi risk on joonistatud, et üks selline pandeemialaadne tõenäoliselt kriis või hädaolukord tuleb, me niikuinii ei tea, kuidas see päriselt tuleb ja mis me siin ikka läbi harjutame seda kommunikatsiooni olukorda, et päris lõpuni me ei tea, mis saama hakkab. Ma mäletan Postimehe peatoimetajat, kes rääkis, et ta teab küll, et kriisiks tuleb valmistada ja ta sõidab iga kord mööda Felixi tehasest, kus on võimalik plokkidena kaasa osta endale suppi, aga juba 5. aastat sõidab, aga ühtegi korda pole seda supiplokki endale ostnud. Vaatan ise ennast peeglisse ja mis te arvate, kas ma olen endale ostnud, hõltumata sellest, et ma kõiki neid kampaaniaid olen vedanud. Loodan vanaema keldri peale, kus on umbes 5 aasta õunamahla ja mustsõstra moosivaru. Aga kui me räägime kõigest sellest, arvestades, mida Taimar just rääkis ja kõigest sellest pessimismist, mis paistab Ukrainast vastu, mis on need probleemid, mille me peame täna kohe lahendama hakkama, et olla valmis sügiseks siinsamas Eestis üksikisikuna, kogukonnana, ettevõttena, riigina. Kes alustab? Palun.
ma võib-olla alustaksin sellest, et ma pole päris päri selle definitsiooniga, et kriis ei ole ette ennustatav. ma arvan, et kriis on ette ennustatav või kriisi definitsioone ongi nagu väga erinevaid ja minu jaoks on kriis see, kui tavaelu protsessid enam ei toimi, seal on väga selge ajakriitilisus ja samas on ka ühe definitsiooni järgi, et et kriis võib olla see, et ta on tõesti raskesti ette ennustatav ja on siis ka niisugused meetmed, mis kasutusele saab üldse võtta, et kas nad annavad tulemusi või mitte. Fundamentaalne kriis on see, kus maa tõesti on täiesti ootamatu ja ka mõjutamisvahendid on väga väikesed. Aga siin Taimari toodud on näide ja võtta kasvõi lähiminevikust ja nüüd enda sektorist. Sõda algas 24. veebruaril, aga mind kui erameditsiini asutuste liidu ühte juhti kutsuti juba jaanuari lõpus läbirääkimistele, nõu pidama, et kuidas põgenike vooluks valmistuda, kui sõda tuleb. Et tegelikult ja sõjad, ma ei tea küll täpselt, millal nad hakkavad, kuidas nad hakkavad, aga kogu see, ei saa ka öelda, et nad ootamatud on. Ja teatud mudelid saad sa läbi mängida ja ma arvan, et need kriisid, millest me siin räägime, ongi niisugused, nad hõlmavad erinevaid valdkondasid ja erinevad valdkonnad on erinevat pidi, erinevat kriisides sinna on kaasatud ja niisugune ettevalmistus, läbirääkimine, see on kõige alus. Aga see õppetundi probleem, mille sa nüüd sõnastaksid, mille lahendamisega me peame tegelema? Meditsiinis öeldakse kogu see ennetus ehk ettevalmistus. Mina ütlen, et me peame endale erinevaid stsenaariumeid, erinevaid plaane looma, need teoorias läbi rääkima, need nüansid, mis seal pärast tõesti elu meil ette toob, neid saab kohandada, aga ettevalmistus on äärmiselt oluline. Ettevalmistus on hea. Maivi, Tervisekassa, kuidas see 2-3 aastat sinu vaatest paistab, teie asutuse vaatest paistab, mis on see probleem? Ma arvan, et siit on hea kohe jutt edasi viia, et jah, ega teooria ongi ju see, et valmistu kriisiks, et siis sa see 2 esimest kriisifaasi, seesama šokk ja reaktsioonifaas läbid kiiremini ja jõuad sinna analüüsi ja töötlusfaasi, kus juba nii-öelda adekvaatselt käitud ja mõtled. Tegelikult on need õppetunnid kindlasti, neid õppetunde on hästi palju ja rumal olekski ka neid mitte nii-öelda tagantjärgi läbi analüüsida, et õppetunde võtma peab. Kui nüüd tuua siin mõned õppetunnid välja, siis ja võib-olla just sellest COVIDiga seotud ja vaktsineerimisest, kus minul tõesti oli tegelikult hea võimalus selles projektis olla 24/7, siis 2020 detsembris me hakkasime vaktsineerima, pärast jõulupühi sain teada, et see ülesanne on ees ja see oli peaaegu aasta oli tegelikult see töö. Et punkt 1, me tegelikult ei olnud valmis. Sorry, Taimar, sa räägid, et me valmistume, aga tegelikult me jälle tunnetasime, et me ei ole valmis. Ja lihtsalt elementaarne näide, me teadsime, et vaktsiin tuleb. Loomulikult meil ei olnud kõiki detaile teada, see on liiga uus info, aga reaalselt meil ei olnud olemas ka vaktsiini vastuvõtmiseks ja vaktsiini väljaandmiseks sellist laoprogrammi, et me ei jõuagi teha mingit infotehnoloogilist lahendust, aga ka selline lihtne Excel tabel, kontrollitav oma seostega. Me hakkasime seda sel hetkel tegema, kui vaktsiin oli juba kohal. Siis kindlasti teine õppetund ja võib-olla läbi siis kõikide nende kriiside praegu me liialt keskendume detailidele. Me lähme nende detailidega kaasa ja need meid tegelikult ei aita. Ja võib-olla jälle sellest samast vaktsineerimisest, miks me räägime ja jookseme kaasa selle sama vaktsiini kõrvaltoimetega.
hoiame suurt pilti, jah, avastame sellele, et vaktsiinil on omad kõrvaltoimed, räägime faktipõhiselt, et need tegelikult on väga vähe esinevad. Aga hoiame suurt pilti ja hoiame fookuses seda, miks me vaktsineerime ja et see on tegelikult ju kaitse. Ja võib-olla kolmandana ma tooks välja ka läbi siis nende kriisidega seda, et meile kuidagi nagu meeldib ka sinna kriisi jääda. Aga tuleme sellest kriisist välja. Ja jälle seesama vaktsineerimise näide, täna mina oma asutuse poolt küll väidan, et me siin enam ei ole kriisis. Vaktsineerimine on tavateenus. Tervisekassa täna korraldab vaktsineerimist, loomulikult me ei tee seda üksi, me teeme seda koos teiste asutustega. See on tavateenus ja täpselt samasugune teenus, nagu on meil gripi vaktsineerimine ja me lähtume sellest. Ja miks on oluline ka tullagi sellest kriisist välja ja juba kriisi ajal mõelda, et kuidas ma saan sellest kriisist välja. Et siis me kindlasti oleme ka valmis nii-öelda neid õppetunde nagu vastu võtma, analüüsima ja juba siis tõesti valmistuma ka selliseks järgmiseks korraks. Ehk siis ettevalmistus, kommunikatsioon ja kommunikatsioon ka selles osas, et rahustada inimesed maha. Ja väga palju veel õppetunde. No klaar, aga selles osas võib ju öelda, ma siin uurisin natuke maad ka, tead, et inimesed ütlesid, no selleks sügiseks pandeemiaga on vist küll kõik, vähemalt selle koroonapandeemiaga on kõik. Et nüüd kriisi kui sellist ei ole tulemas. Me harjume sellega ära. Ma ei ütleks, et me harjume sellega ära, aga ilmselgelt me oleme selleks paremini valmistunud. Jah. Ahti, me jätkame probleemide kaardistamisega ükshaaval. Taimarile sel korral kõige viimasena sõna. Ahti, sina oled kirjutanud ühe arvamusloo, mille võiks ju teatud osades lausa ette lugeda, sest see on väga hästi kirjutatud. Kus sa sõnastad siis umbes eelmise aasta suvel, kui koroonakriis oli kestnud 1,5 aastat. Sõnastad lahti selle, kuidas erameditsiin tahtis riiki aidata. Pakkus idee välja, võitles selle eest, et midagi tehtaks ja riik ütles alguses ei saa, lõi laua puhtaks ja natukese aja pärast võeti see idee käiku. Ja niimoodi sa loetlesid seal, ma ei tea, 10-15 erinevat ideed, kus põikpäiselt ministeerium ütles, et ei taa. Ja siis, kui oli kriis majas, hakati juba nõudma lahkumispabereid, võeti see lahendus käima. Ma saan aru, et sinu etteheide on siis kõige rohkem see, et erameditsiini, erasektorit ei võeta kuulda. Jah, kahjuks oli nii, et kui ajas tagasi minna ja vaadata, mis on nagu muutunud, siis õnneks suur usaldamatus on ajas kahanenud. Aga esimene aasta või 1,5 oli ikkagi selline tunne, et ükskõik mida erasektor riigile pakkus. Alguses ei taheti üldse kuulda, mida erasektor sellest kriisi ohjamisest või haldamisest arvab. Kõike taheti ja teati, et teeme ise ära. Aga siis, kui hakkasid nagu tekkima takistused ja avalik rahulolematus selle juurde ka kaasas, siis küll kuulati meid, aga kuulati sellise kahtlustusega. Et seal on ikka mingisugune äritrikk teil taga, miks te tahate, et Tallink hakkaks nüüd siin inimesi vaktsineerima või et mis vana inimeste vaktsineerima toomine, et see on ju vana inimeste kaaperdamine. Ja mingid siuksed kummalised mõtted, kus juures, kui te nii mõtlete, aga mis siis, kui ta kaaperdaski tänavalt selle vanakese ära, sai ise süsti, sai vanakene süsti ja ongi korras. Ega ta seda vanakest koju ära viiu. Või see mupoga noorte inimeste tagaajamine seal spordikeskuse ümber ja vist ka karistuse lubamine vaktsineerijatele. Et kui vaadata meie nagu sükest logistikat ja laoseisu, siis ausalt käsi südamel, peale esimest 2-3 saadetist ei ole Eestis mitte kunagi olnud vaktsiinipuudust. Seetõttu ei ole põhjust piirata. See mingisugune WHO ettekirjutis, et jah, alustame 70+ ja riskirühmadest ja meedikutest. See kõlab küll õigesti ja hästi, aga see ei saa olla dogma, et ka mitte üks 35-aastane, kes selleks soovi avaldab, ei saa seda süsti kätte. Sest oluline on saada suur elanikkonna vaktsineeritus. Ja see ei tule muidu, kui me laseme kõigil ennast vaktsineerida, aga see on tagantjärgi tarkus. See täna enam palju ei maksa. Maivili, sul on oluline parandus. Vaktsineerimine minu kirg ja kindlasti pean täpsustama, et meil oli vaktsiini defitsiit esimesed 1,5 aastat ja nii oli.
ja päris esimesed kuud me ju rehkendasime sedapidi, et algselt oli ju Pfizeri teine doos 3 nädalat, hiljem läks see pikemalt. Me tegelikult viisime selle laojäägi nii miinimumi, et me olime valmis ka seda teise doosi aega pikendama, et lihtsalt tehagi neid esimesi doose, esimesi vaktsineerimisi maksimaalselt. Ja selles osas ikkagi see otsus oli õige, et tervishoiutöötajad alustasime sellest, eakad, kindlasti ka see suur vaktsineerimine kampaania ja muidugi need tagasilöögid, et miks mitte anda nagu veel sealt edasi tõesti laeva peale vaktsineerima, lihtsalt ei olnud vaktsiini. Ja tõesti see vaktsiinitarne oli nii ette ennustamatu kui vähegi võimalik, et jah, need olid need meie sellised kitsaskohad. Võib-olla ma nagu sõnastaksin selle õppetunni, et et mitte sinna vaktsineerimiste mingitesse nüanssidesse, vaid õppetund on see, et koostöö on ju otsustajate, erasektori, riikliku sektori vahel ja mina vaataksin tõesti on ju positiivselt. Selle viimase 3 aasta jooksul on toimunud vähemalt meditsiini ja tervisesektoris oluline nagu õppetund on ju koostöö tegemise osas ja nüüd, kui siin uued ja järgmised kriisid on ju peale tulid, siis oli seda nagu esimestest sammudest on ju näha. Ja see on äärmiselt oluline ja seda me saame positiivselt kaasa võtta. Ahti, sellega tõenäoliselt olekski tahtnud lõpetada, et olukord on paremaks läinud. Kõvasti paremaks. Selle sõjavalguses meid esimest korda võttis Sotsiaalministeeriumi tervishoiu pool kokku kuskil vist oli märts või aprill, kui võeti kokku nii haiglajuhid, hulgimüüjad, apteekrid, sõjaväelased ja Vihula mõisas 2 päeva peeti aru ja tehti plaane, mismoodi me Eestis selle asjaga peaksime hakkama saama. Sama hea oleks olnud, kui me oleks teinud seda COVID-i alguses. Oleks kõigil palju selgem olnud algsed positsioonid ja mõtted. No päriselt kõrvale teid ka ju ei jäetud, et testimisvõrgustik ehitati ju ikkagi suhteliselt kiiresti üles, loetud nädalatega. Testimisvõrgustikule eelnes ju pikalt see, kus testid olid saatanast. Lugupeetud Irja Lutsar isiklikult teatas seda, et testimised veavõimalus on niivõrd suur, et seda ei saa tõsiselt võtta. Ja see mantra lendas meil pool aastat vähemasti. Olgu, liigume edasi. Johanna, sina vaatad seda niimoodi vabaühenduste, vabatahtlike, tavalise kodaniku pilguga. Kuidas sa oled näinud, mitte ainult võib-olla sõja kontekstis, aga ka pandeemia kontekstis, et mis need põhilised õppetunnid, probleemid on? Kas inimesed on kriisiks valmis? Ma loodan, et pärast nüüd selle sõja algust ei olda enam niivõrd naiivsed ja kui ikkagi riik sulle ütleb, et midagi on tulemas, siis sa justkui reageerid sellele. Aga nagu sa ise ütlesid, sa oled kõiki neid kampaaniaid teinud, sul ei ole ikka neid sprotikonserve kodus, eks ju. Täpselt samamoodi nagu mul on võib-olla 2 purki Ukraina borši kodus. Aga mulle meeldis see idee ja ma vist Riigikogus ütlesin ka selle välja, et tegelikult hästi oluline on nendes kriisides, et avalik sektor ja erasektor tegelikult töötavad koos ja tegelikult nendes kriisides elatakse, me praegu oleme elanud nagu rahuaja nii-öelda seaduste või reeglite järgi, eks ju. Aga kui sa oled kriis, siis sa ei saa olla nendest paindumatu ja sa peadki leidma endale õiged, kiired, efektiivsed koostööpartnerid. Ja siin ma arvan, et tegelikult ei tohiks vahet teha selles, et kes on avalik sektor ja kes on siis erasektori või siis üldse MTÜ-dest, eks ju. Et meie vabaühendused ja MTÜ-d võivad olla täpselt sama efektiivsed, eks ju, isegi kui nad on noored ja tegelikult me võiksime tegelikult pakkuda üksteisele hoopis tuge selle asemel, et üksteisega konkureerida. Kui põgenikekriis Eestis algas, siis minu arust oli ka seal väike tõrge, et riik liikus tempos X ja vabatahtlikud juba kihutasid autoga piiri peale, kus selgus, et tegelikult nad üle ei saa, eks ju, et tuleks välisminister appi võtta, et välisministeeriumi see staap appi võtta, et järjekorrast kiiremini läbi saada. Et nüüd see koostöö siis toimib. On sul välisministeeriumi staabiga koostöö olemas? Nad teevad tehti enne suve algust tehti iganädalasi koosolekuid siis MTÜ-dele. Ma pean
kahetsusega teatama, et ma väga liiga tihti neil ei osalenud, sellepärast et see tähendaks ka, et mul oleks nende poolt seda informatsiooni justkui tarvis. Et kuidas minna üle piiri või kuidas deklareerida oma meditsiinilist kaupa või kuidas gerilla kiirabisid lihtsamini üle saada. Aga juhtus nii, et me kõik asjad on eeldeklareeritud, me oleme saanud endale diplomaatilised autod, millega me lähme kiiremini üle kui riigiasutused, eks ju. Ja meil ei ole neid kuidagi, kahju on öelda, aga et meil nagu selles osas niimoodi igapäevases elus, Slava Ukraini elus, meil ei ole riigi tuge tarvis, aga ma väga naudin seda, et ma saan minna Kiievisse, istuda meie suursaadiku Kaimo Kuusega maha ja teha temaga tulevikuks plaane ja arutada tegelikult tuleviku teemadel. Et ma arvan, et igapäevastesse väikestesse detailidesse ei tohiks kinni jääda, vaid vaadati nagu asja suuremalt, eks ju. Ja seal võiks olla selline koostöö ja visiooni löömine, et mida me teeme edasi koos ja kuidas me teeme nagu paremaks. Et hakkame siis valmistuma järgnevaid samme, et me oleme siin, kus me oleme, minevik on selja taga, aga et loome nüüd midagi suuremat koos. Ma haaran kinni su sellest mõttest, et sul ei olegi riigi tuge võib-olla vaja. Siseministeerium tegi ühe hiljutise uuringu, kus ta muuhulgas küsis, et milline võiks olla elanikkonna või inimese enda panus kriisideks valmistumisele ja 90% ütles, et tegelikult me ise peame ka midagi nagu ära tegema. Loomulikult see peab olema palju suurem tegelikult. Kas Ukraina on tegelikult nagu hea näide sellest, kuidas kogukond ei jäänudki niivõrd lootma riigi peale, vaid sai ise aru, et nii, sul on see kastekann, mul on see leib, sul on see jahu, mul on rull, davai teeme. No tegelikult kõik läksid ju suure entusiasmiga peale, me hakkasime riideid saatma, eks ju toitu, kõik jooksid piiri äärde appi, teadmata, mis seal tegelikult toimub. Aga riigisiseselt on ka toimub tegelikult MTÜ-de võrgustik väga hästi ja sa ei pea isegi selleks MTÜ olema, sa võtad oma naabri ja sa võtad seal Ženja, Tanja kokku ja läks minna, eks ju, teeme selle koos ära. Et ma arvan, et see iga inimene tegelikult, kellel on käed otsas, pea otsas, mitte ainult juuste kasvatamiseks, siis paratamatult igaüks meist saab tegelikult teha ära rohkem, kui me teeme ja me saame paremini ette valmistada. Sa ei saa riigi poole kogu aeg näpuga näidata, et teie lollid ei ole teinud ja et miks te ei ole toonud mulle, ma ei tea, neid sprotikonserve siia koju, eks ju. Et inimesed peavad tegelikult ka võtma vastutuse iseenda eest ja olema ette valmistunud. Nonii, kes on selles saalis ette valmistanud, kes on viimase aasta jooksul ostnud endale koju mingi toiduvaru, tõstab käe püsti? No mitte enamus siiski, aga tubli, väga tubli, väga tubli. On ikka näha, et midagi on muutunud. Nii, mis me siis siit kaardistasime? Ennetus, harjutamine, ettevalmistamine, kommunikatsioon, suhtlus eraettevõtlusega ja tegelikult võib-olla kodanikkond ise peab pingutama. Taimar, mis vastab? On nüüd kõik need mõtted, mis kogunesid. Aga kõigepealt see era-avaliku sektori koostöö. Et ma ei tea, kui see eestikeelne sõna on, aga inglise keeles öeldakse no-brainer. Et ID-kaardi kriis, see ei olnud mingi teema. Guardtime, küberneetika, Nortal, eraettevõtted tulid appi, koostöö toimis. Et see on, ma arvan, sektori probleem, et siin oli tõrge. Võib-olla isegi mingi isikute vaheline, isikutest lähtub. Et Eesti riik on õhuke riik. Kui inimesed ootavad, et meie riik teeb ette taha kõik ära, siis mul on hea meel, et meil on inimesed, kes meie riigist nii hästi arvavad. Me oleme väga õhuke riik. Me saamegi teha asju ainult koostöös kogukondadega, ettevõtetega, inimestega, et see on selline teema, et erasektor, kodanikuühiskond ja riik peavad koostööd tegema, et see on elementaarne. Et kui midagi teistmoodi on, siis see on katki ja seda tuleb ravida. Et see on nagu baas, millest me lähtume. Nüüd väljakutsed, mis nagu Riigikantselei vaadates, me oleme seal Toompeas, see on juba peaaegu nagu pilvedes, kui me sealt pilve otsast vaatame. Et meie eesmärk kõikide nende kriiside valguses, mis toimub, on see valmisoleku kultuur. On see, et me saaksime edasi toimida normaalse riigina, peame me muutuma Lõuna-Koreaks, Taiwaniks, Iisraeliks. Ja need on
riigid, Taiwani puhul ma igaks juhuks ütlen siis riigilaadne moodustis, et mõni Hiina diplomaat siin muidu pahandab. Et kes on väga keerulises keskkonnas elanud aastakümneid ja on eduka, toimiva riigi ja ühiskonna üles ehitanud. Nemad võiksid olla meile eeskujuks, aga see tähendabki, et igaüks panustab. Ja see, millest sa Rasmus juba rääkisid, indiviidi, mis roll sul ühiskonnas on, meie siin oleme organisatsioonide juhid, seal ühiskonnas siin vesteldes, teadlikkust tõstes. 3 aastat tagasi ma olin ühes paneelis, ma ütlen nime ka välja, et modereeris Toomas Sildam, kes ütles ka, et temal ei ole koju mitte midagi ostetud. Ma ütlesin talle, et aga muutus ongi siis, kui sa ostad need asjad endal koju, siis on see valmisoleku kultuur, me näeme, et see on tekkimas. Aga nüüd riigi vaates, mis on kõige olulisem, ongi see, et see kultuur tekiks ja meie jaoks on olulised, et esmatähtis on need avaliku sektori juhid, nii riik kui omavalitsused teadvustaksid, et kriisidega tuleb tegeleda, juhid paneksid sinna oma aega, paneksid sinna vajaliku ressursi oma organisatsioonides, et me hakkaksime valmistuma erinevateks kriisideks. See on meie jaoks nagu strateegiline väljakutse. Osad ministeeriumid, Siseministeerium, Kaitseministeerium, Välisministeerium, viimasel ajal ka MKM, fantastilised. PPA, Politsei- ja Piirivalveamet, iga ülesande, mis sa neile annad, täidavad briljantselt. On minu kogemus olnud nendega. ID-kaardi kriisist ja kõikides muudes asjades. Aga kõik teised asutused ei ole nii valmis kriisideks ja neid tuleb kaasa aidata. Et see on nagu strateegiline väljakutse. Ja sealt kõik lähtub edasi, omavalitsused ja nii edasi, ma pikemalt vast ei räägi, et siis. Aga vaata korra nende samaste sügisteste kriiside peale, et ma usun, et see ei ole ju nüüd mingisugune väga suur saladus, aga ühel kevadisel Kaitseliidu õppusel, kus ma käisin, mina, kes ma olen ikkagi oma krimiajakirjaniku elu jooksul üht-teist näinud, istusin seal ühe tahvli ees ja mul suu vajus pikaks, sest mulle näidati ära minu positsioon tänava täpsusega, kuhu ma pean minema, kui puhkeb sõda. Kus ma pean seisma. See on minu enda kodutänavad Balti jaama lähedal, sest ma olen Toompea malevkonna liige ja siis oli küll käis selline okei, et me räägime nüüd nagu tõsiselt, et midagi nüüd hakkab nagu juhtuma. Ja see teooria on ju see, et iga kuu aega Ukraina sõda annab Eestile pool aastat pikendust. Et kui see režiim peaks jätkuma sellisel moel. Et kui tõenäoline see on, ärme küsime, ma ei küsi, kas juhtub. Kas Eesti inimesed on sõja puhkemiseks valmis? Kas teil on olemas see, mida Maivi ütles, oleme me läbi mänginud? Kas meil olemas ennetused? Kas meil on koostöös eraettevõtlusega olemas? Et me oleme valmis selleks, kui sõda puhkeb? Me oleme valmis Eestit sõjaliselt kaitsma. Et see on meil kõige paremas seisus. Ma arvan, kui me võtame laiapõhjalise riigikaitse, erinevad valdkonnad, sõjaline kaitse ja diplomaatia, ma usun, on riigi vaatest kõige paremas seisus. Ukraina sõda on väga selgelt välja joonistanud meile puudused elanikkonna kaitses. Ja kui palju seal tegelikult saavad teha omavalitsused, kui palju on riigil teha. Ja tegelikult ka see, et ettevõtetega ei ole tegelikult ju, ettevõtete ja omavalitsustega nende rollist sellistes sõjalistes kriisides või ka kodanikuühiskonnaga me ei ole üldse, meil ei olegi midagi siiamaani tehtud, sellega tuleb hakata tegelema. Ja seda on väga raske teha, sest julgeolekukriisid, need stsenaariumid ja kogu see maailm on salastatud. Et kui tsiviilkriisideks valmistutakse nii, et sa peadki kõiki kaasama, kõik tuleb koostöös teha, siis sõjaliseks kriisiks või julgeolekukriisideks meil ongi eraldi ressurss eraldatud ja kõik on salastatud, mis sellega seondub, et vaenlane teada ei saaks, kuidas me kaitseme ennast. Ja nüüd need kaks maailma kokku viia nii, et ja kuna vaenlane nagunii teeb hübriidi, et ta kasutab kõik võimalused ära, kuidas meid mõjutada, olgu see Narva tank või raketi tulistamine, et kuidas meie otsuseid mõjutada, siis me peame leidma sellise kuldse kesktee. Et rohkem kaasata, rohkem avalikustada, et meie plaan ongi teha nüüd avalik riskihinnang, kõikehõlmav riskihinnang, et kus meil on, kus riik annab välja nii-öelda ühtse dokumendi, kus on kõik ohud, milleks me valmistuma peame ära kirjeldatud. Et selle alusel
on kõik need asutused, kellel on kohustused laiapõhjalises riigikaitses või tsiviilkriisideks valmistumises. Riik, omavalitsused, ettevõtted, elutähtsa teenuse osutajad, kuid ka kõik teised siis saavad ise võtta, et üksik indiviid saab võtta selle, et ahah, ma peaksin selleks valmis olema. Vot vanaema, sul oli moosikelder või veinikelder vanemal, et vanaema veinikeldrist ei piisa. Moosikelder. Et ma pean ikkagi ise endale looma selle valmiduse. Aga ma vaidlen sulle siin kohe vastu. Kui me 2019. aastal alustasime seda toimetusest toimetusse käimist, käsi pikalt ees, palun kirjutame sellest, et me peame valmistuma kõige klassikalisemateks tormidest, mis juhtus Võrus, kus 8 tundi oli elekter ära, inimesed ei saanud hakkama, sest mobiiliaku ei olnud laetud ja Facebook ei laadinud ülesse ja maavalitsus teade kohalikele elanikele hangus ära Messengeri ja nii edasi. Ja see oli juba suhteliselt karm kriis, eks ju. Probleem on ju selles, et me võime pabereid kirjutada, me võime neid raamatuid välja anda. Aga kas teie, Ahti ja Kadi ja Maivi, olete nüüd näiteks selle sõja kontekstis, te teate, mis te tegema peate meditsiiniasutustena, Tervisekassa? On teil see läbi mängitud, kuhu joosta, kus on varud, keegi on teilt tellinud mingisuguse nägemuse, mis kus? Me ise peame selle nägemuse looma ja seda me ka tegime. Et kui meil siiamaani oli 1 varugeneraator, siis nüüd on neid 2 suurema võimsusega. Kui meil oli teatava tasemega laovaru ravimitest, siis nüüd on see kõrgem. Meil on selge, mismoodi me suudame oma marsruudid ümber mängida linnades ja külades. Et need sellised kriisiplaanid on oma tavapärases arengus lihtsalt läinud väga realistlikuks ja päevakajaliseks. Ehk et lihtsalt ei täideta enam seda mingisugust paberit, et meil peab olema keldris kenekas, okei, me ostame keneka. Ja siis selgub, et tegelikult see tankla, kust võiks saada seda diislit sinna, töötab elektri põhimõttel ja sealt ei ole võimalik seda siis kütust saada, kui see elekter ära on. Mis probleem on, mis tänaseks Taimar lahendatud, kui ma ei eksi. Meil on olemas tanklad Eestis, kes on võimelised kütust väljastama siis, kui elektrit ei ole, meil on blackout. Tanklatel on ka kenekad. Jah, just. Ja ka mobiilimastidel on pikemad akud ja nii edasi, mis ka vist oli probleemid. Jah, ka neil on kenekad. Aga mobiilimastid, okei, Kadi. Mina arvan, et meie ettevalmistus ei ole piisav. Et ühtepidi ma olen sellega päri, et me peame, et mitte, et keegi ütleks meil ette, et mis me ise teeme ja niisugune ettevõtete asutuste põhiselt, et tõesti ise peame läbi mõtlema. Meie näiteks kutsusime kohe sõja alguses endale sõjameditsiini eksperdid ja et nad räägiksid meil üldse sellest valdkonnast, et me oskaksime enda kontekstis mõelda, mis asjad on meil olulised. Aga oluline meie kui meditsiinisektori üks osa oluline on ju see, et kuidas me inimesi aitame ja laias plaanis. Ja siin, kui ma enne tõin näite, et kui juba jaanuari lõpus meid kutsuti sõjapõgenike aitamise osas on ju kokku, see oli meile väga suureks abiks. Me saime aru, mis võiks teoorias meie roll olla, millal seda vaja läheb, kuidas on ju. Aga see, et sa hakkad juba tasakesi on ju nagu mõtlema, näed on ju mingit oma kohta, aga elanikkonna aitamise mõttes, kui täna puhkeks on ju sõda, mina ettevõtte ühe juhatuse liikmena küll ei tea täpselt, mida ma kodanikuna tegema pean või mida ma siis ühe meditsiiniasutuse juhina teha võiksin lisaks sellele, et oma inimesi kuidagi aidata. Ja ma kiiresti vastan lihtsalt, et ma sellele ka enne osundasingi, et meil on valdkonnad, mis on väga head. Elanikkonna kaitse on üks nendest, mis on peaaegu olematu, millega nüüd on tõsiselt hakatud alles tegelema. Tookord, kui Rasmus sellega tegeles 2019, tehti plaan, kirjutati paber valmis, ressurssi sinna taha ei antud. Midagi ellu viia ei saanud. Nüüd, selle aasta kevadel, enne Ukraina sõja puhkemist juba, need olemasolevad plaanid võeti sahtlist välja, pandi raha taha. Aga soomlastel on väga võimas, te olete kindlasti kuulnud, meie uudised on kajastanud, elanikkonna kaitsesüsteem. Iga maja keldris on sul varjend, seal on ravimid, kõik. Aga nad on 70 aastat seda ehitanud, seda üleöö ei tee. Et muidugi meie valmidus on praegu halb, nõrk. Aga me peame kuskilt pihta hakkama, see kõik võtab aega. Aga vähemalt ma tean, et siin isegi minu meelest täna kell 4 kuskil on siin see elanikkonna kaitse arutelu, et me oleme vähemalt sellele rajale asunud. Need plaanid, mis meil siiamaani tehtud, on ressursiga nüüd kaetud. Teeme selle ära ja siis võtame ambitsioonikama plaani ette. Nii et nii on väga ebaühtlane.
ja need valdkonnad, mis on halvemini saavad hakkama ja paraku tervishoid tundub viimase aastate kriiside näitel on see, kus tuleb rohkem pingutada, siis nüüd tuleb lihtsalt kiiremini joosta, et siis parem valmidus selle saavutada. Maivi, kas ma küsin sissejuhatavalt ka, et kas sõja puhul te ootate ka niimoodi nagu juhiseid, et võt Tervisekassa jookski sinna või te ka ikkagi juba toimetate? Me juba toimetame, ma tegelikult olen siin nagu Taimeriga hästi nõus, et see ongi, siin selle initsiatiivi peabki võtma asutuse juht. Ja tegelikult on meil täitsa septembri esimeses pooles lausa kuupäev juhtide kalendris, kus me terve päev erinevaid stsenaariume mängime läbi. Nii et me püüame olla rohkem valmis. Ja võib-olla veel korraks ka selle era- ja riigiasutuse pool, et ma nagu meie sektoris ei näe siin, et siin on nagu mingi, ütleme selline seisak või mingi väga suur kitsaskoht. Ma väidan, et koostöö toimib, riigiasutus, erasektor ja siin lihtsalt need viimased näited, seesama vaktsineerimise pool, kus me tõesti alustasime haiglavõrgu arengukava haiglad, perearstid detsembri lõpust, veebruaris juba me sõlmisime lepingu ju Qualitasega, et kasutada tema mobiilset vaktsineerimise bussi ja võib-olla viimane näide siinsamas Ukraina sõjapõgenike teemale, tagades siis põgenikele tervisekontroll, esmane tervisekontroll, siin on kõik teenusosutajad meil võrdsed. Kõik võivad seda teenust osutada, täna on see võimalik, seda tehakse ja teistmoodi ei saagi. Nii me tagamegi meile vajalikult piisavalt laia teenusosutajate võrgustiku. Võttes nüüd teie probleemid ja need esialgsed nägemused kokku, et näed, midagi on juba muutunud, siis mul tuli meelde eelmise aasta lõpus Viljandis toimunud Haiglate Liidu üks konverents, mida mul õnnestus siis viimases paneelis modereerida ja kus selgus üks kummaline situatsioon. Et 2021. aasta novembris ei rääkinud haiglajuhid enam sellest, et raha ei ole. Teate, mis oli põhiline probleem, mida kõik tõstsid esile? Koostööd ei ole. Me ei oska enam omavahel teha koostööd. Me ei oska omavahel suhelda. Me ei oska koos pingutada. Kõik olid konkurendid siiamaani. Kas võib öelda, et näed ja vaata, kui hea on näha, eks ju, kõik on siin kenasti seina peal, teevad ühist asja. Kas võib siis öelda, et see pandeemia raputas meid lahti või on raputamas meid lahti sellest heaolu ühiskonna mugavusprintsiibist, kus meile tekkiski lõpuks see elu, millest me aastakümneid olime unistanud, et me saame kell 5 minna jooga või korvpallitrenni ja meil on oma nädalavahetus, mida me saame veeta. Ehk võib-olla see oli see, nüüd me saame aru, mis on probleem ja me tegeleme kommunikatsiooniga, et riik oskab suhelda eraga, kodanik saab ise aru, et ma pean ise pingutama ja me ei oota käsi pikalt ees, et millal riik midagi suunab. Mina olen sellega väga päri, et kindlasti kõiki neid õppetunde on meile kõigile tulnud ja ega koostööd tuleb ka ju õppida. Ja siin enne kui me rääkisime, et üksikisikuna me peame kõik tundma, et me ise midagi teeme, siis ka kõik ettevõtted, me oleme ikkagi ühendatud anumate süsteem selles mingis sektoris, tervishoiu valdkonnas ja sellepärast me olemegi siin rivis, et me oleme väga selgelt ka õppinud seda koostööd tegema. Ja ma võiksin tuua 10 näiteid, mis minu meelest, mis on väga hästi nagu viimase siin paari aasta jooksul ka koostöö vallas olnud ja meid edasi viinud. Ja see annab ka julgust, et järgmisteks suurteks katsumusteks meil on see meeles ja oskame ka kokku tulla ja ühiselt ära teha. Väga hea. Kas riik on ka lükanud teise käigu Taimar sisse? Ma pean silmas näiteks seda, et olin hiljuti Rally Estonial, mida aitan korraldada ja tegelikult tajusin seda ka täna juba siin. Kuna meil ei ole 5G-d, siis ühel rallikatsel juhtus selline situatsioon, kus üks isa kaotas oma tütre ära. Neil mõlemal oli telefon. Nad olid harjunud selle meeletu mugavusega, et kõne ja me leiame üksteist üles, tule selle telgi nurga juurde. Aga kuna meil ei olnud seal võimalust, ükski kõne ei läinud läbi, sest nii palju rahvast oli, üle pinge oli, siis sellest tekkis kerge paanika. Siis seda seal lahendasid, seal turvamehed ja seal mingid abilised ja nii edasi. Maailma eesrindlikum digiriik Eesti on kuidagi sattunud oma 5G loomisega Euroopas viimaste sekka.
see on hea õppetund, et ka ametnikkonnas peab midagi muutuma. 10 aasta jooksul ei ole loodud ühtegi tuuleparki, mistõttu me seisame sellesama energiakriisi lävel. Kas need on õppetunnid, kus ka ametnikkond saab aru, et rohkem julgemalt, rohkem kiiremalt, asjast sisulisemalt ja teeme sellest SKAIS2 lõpuks nii valmis, nagu kõik seda ootavad. Mitte, et 6 erinevat meditsiiniorganisatsiooni loovad oma IT-süsteemi. Nojah, sellisele asjale muidugi lihtlausega vastata on keeruline, et muidugi kõik õpivad kogu aeg. Samamoodi ja ma pean siin alustuseks ütlema, riik, see pole mina. Et riigil on väga palju erinevaid, meil on väga detsentraliseeritud riik. Ja no nii on, et asutused on erinevad, mõned saavad paremini hakkama, mõned halvemini. Ja loomulikult kõik õpivad, üritavad paremini teha. Ja väga palju sõltub jällegi juhtide kvaliteedist, julgusest. Siin Johanna mainis, kuidas kriisides tuleb kiiresti otsustada, julgeid otsuseid teha. No see on, kriisides tuleb juhtimiskvaliteet eriti eredalt välja. Ja avalikus sektoris, kus sa peamiselt tavaliselt saad, oled sa poliitik või ametnik, sa saad lihtsalt kogu aeg sisse, keegi ei ütle aitäh. Siis üldiselt see on klišee, et kui sa hoiad kõrvad pealegi ja paned pea laua alla, siis on sul suurem tõenäosus ellu jääda, kui julged otsuseid teha. Nii et see keskkond väga ei soosi seda, aga ma olen nagu optimistlik jällegi, et ma arvan, et on õpitud, tehakse paremini, et kõigil nendel, mis sa osundasid, on mingid omad põhjused. Ma ei ole ekspert 5G alal, ma võin kaasa rääkida, tuuleparkide osas mitte. 5G alal ma arvan, see suuremas plaanis võib olla positiivne, et me oleme tagarinnas, et meil ei ole Huawei tehnoloogia siin praegu kõik, mida me peaksime hakkama miljardite eest ümber vahetama paari aasta pärast. Et võib-olla see väike tõrge pikemas plaanis on meil kasulik. Ja just nimelt sinna ma tahtsin ka jõuda, et võib-olla see on see sama äratuskell mugavustsoonist, kus inimesed peavad õppima üksteisega rohkem, samamoodi suhtlema nagu meditsiiniasutused oma vahel riigiga, et meelde tuletama, et ärme usalda seda telefoni, sest homme võib see olla tumm. Õpime selgeks jälle selle Moskva esise või selle konkreetse kuuse. Õpime ära, et meil naabril... Kriisivalmidus, et sul oleks omal see asi kodus, mitte vana veinikelder. Täpselt, see on moosikelder. Ma ise teen sinna neid moose. Johanna, Priit Pullerit sulle antud intervjuus sa räägid sellisest nagu raputusest, mis sinuga toimus pärast seda, kui Ukrainas algas sõda, et enne seda sa olid selline, kes muretses, et oi, et kas ma oma sellest palgast saan selle kommunaali makstud ja oi, et kas see gaasiarve saab tasutud ja täna sõltumata sellest, et need on kõik kerkinud umbes 2 või 3-kordseks, sa üldse ei mõtlegi. Selle oma mingi sissetulekuga, mis sul seal oli, hoiad sa täna üleval 11 inimest. Nüüd on 7. Okei, 7. 2 said Ameerikasse ja siis Harkivi inimesed ka veel lahkus. Et kuulates nüüd kõiki seda, millest me räägime, võis su sees käia läbi, et ikkagi nagu, et see heaolu ühiskond elab neis veel edasi. Ütle nüüd meile niimoodi nagu sealt värskelt tulnuna Ukrainast. Milleks me tegelikult, kuidas me tegelikult peaksime valmistuma? Ma ütlen seda, et tegelikult Priidule ma andsin selle intervjuu kevadel, eks ju, et see ei olnud liiga hiljuti, et mul see tundub juba 100 aastat tagasi. Aga tol hetkel ma ei mõelnud. Aga nüüd ma mõtlen jälle selle peale, sellepärast, et ka võrreldes eelmise suvega, eks ju, oli kahjuks minu elektriarve nüüd 75 eurot kallim, eks ju. Ja lapsehoidja eile küsis, et kuule, et ma ei tea, et äkki kuidagi hoiame siit kokku, pühapäeviti ei pea saunas käima ja tead, sellised väiksed asjad, aga teda hakkasid juba need häirima ja ma lugesin Delfist, mis on venekeelne, et ma lugesin Delfist, et nüüd sellel ajal on elekter liiga kallis, et ära nüüd pesumasinat pesema panema. Ma ei ole 5 kuud sõjal, kus saati ühtegi pesu pesnud, eks ju, aga selge, ei puutu. Et nendeks asjadeks tuleb ette valmistuda, aga kui ma Ukraina kontekstis näiteks mõtlen ettevalmistustele, mida meie teeme hetkel, see on siis nagu toit.
tsivilistidele ja see on ka tegelikult rindetoit, kus sul on hästi vähe vett vaja ja kus sa siis on isesoojenev element, eks ju. Täpselt samamoodi peame me mõtlema sellele, et kuidas sõdurid ja meedikud riidesse saada, sellepärast et sul on tarneahela probleemid, eks ju, sul ei ole seda kamuflaaž kangast, eks ju, siis isegi kõige suurema tahtmise korral, kui ma soovin osta Magnumilt või Semetronilt, eks ju, musti skutte, siis öeldakse mulle, et sorry, aastal 2023 veebruaris need tulevad sinuni ja sa oled selline, et ühesõnaga kõike tuleb tegelikult hakata ise nagu ette planeerima ja ma arvan, et tegelikult igaüks meist seda saaks teha, et nii, mis juhtub siis ja kuidas ma siis käitun, et ma sõitsin 6 aega tagasi Pärnusse oma lapsega, siis ma mõtlesin, et issand, kui me siit põgeneme, siis meist ei lähe keegi mitte kuskile. Et üks rida viib riigist välja ja kust, kas Tartu poolt tuleb sulle vastu, sõidavad tangid, kust see tuleb sõjavarustus, niimoodi. Ja siis mõtlesin, et kuhu ma läheks, mida ma teeksin, et inimesed ei ole, ma arvan, et isegi sellele hakanud mõtlema veel. Et mina ja minu pere ja minu 2 kassi ja 1 papagoi, kuidas me siit ära lähme näiteks. Mul oli selline ootamatu kogemus selle aasta jaanipäeva ajal oma sõbra talus Lõkke ääres, kus järsku muidu sellise muheda jutu asemel räägiti sellest, et kuulge, et me juba naisega oleme kokku leppinud, et kui jamaks läheb, siis naine teab siia tallu tulla. Et kutsuge taga, et lepime kokku sõbrad niimoodi, et lööme selle sõbra keldri nagu maast laeni toitu täis, on ju, paneme kõik mingisuguse oma osaluse ja me kõik naised, lapsed saavad esimese peatuskohana tulla siia soode, rabade ja metsade vahel, kuhu niikuinii need tankid ei jõua, sest see on päris paksus kohas. Et me teame, et sõltumata sellest, kas levi on, ei ole, elekter on, ei ole, nad on siin ja me mingil hetkel saame nad siit üles leida. See on hästi optimistlik, sellepärast, et sa kunagi ei tea esiteks, et kuidas sa reageerid, eks ju, mis hakkab saama, et ka minu sõprade hulgas näiteks või inimesed, keda ma pidasin oma sõpradeks, eks ju, tehti ka varem juba plaane, aga mis sa arvad, et osad nendest pidasid sellest kinni või seal lõi välja selline ellujäämisinstinkt ja kui üks punt leppis kokku, et jah, me põgeneme seda trassi kaudu, eks ju, siis näiteks jäeti mingid inimesed kuidagi nagu sellest välja, kuigi eelnevad kokkulepped olid loodud, eks ju, ma loodan, et sul on paremad sõbrad lihtsalt. Me leppisime selle aadressil kokku, ma arvan, et see aadress ei kao kuskile. No. Tegelikult väga nagu selline minu jaoks isegi kuidagi nagu selline nagu raputav. Kuulge, anname nüüd sõna publikule, et see oranž kast läheb kohe liikvele, kui keegi tõstab käe ja tahab midagi küsida. Palun, Kristel tahab küsida. Tema teab küll, kuidas ellu jääda. Tema on minu hea kamraad ja matkasõltlane. Ja minu nimi on Kristel, et mina olen ise tervisevaldkonnas, tegelen just sihukest, et tahaks generatsioonilisi muutusi viia ülespoole. Tervist, Kristel, mina olen esindanud siis Sport Traveli ja Fit Adventure'i ettevõtet, et minu huvi on jah sihukesed generatsioonilised muutused tervise tasandil. Ja ma tahaks võib-olla küsida midagi sellist, et võib-olla ma panen selle veidi liiga nahaalselt, aga igast kriisist 50% on need füüsilised lahendused, millest me oleme siin rääkinud ja 50% on tegelikult sõltumata teemast ärevuse juhtimine. Et mind nagu väga huvitaks, kuna te olete kõik sellistel positsioonidel, me oleme kõik inimesed, et võib-olla ma tahaks öelda, Taimar, aitäh, sa enne tõid välja, et keegi ei ütle aitäh riigile. Et ma arvan, ma üritan võib-olla ette kujutada, et te olete teinud väga keerulises olukorras väga raskeid otsuseid. Et tegelikult see ei ole lihtne, te olete samamoodi inimesed nagu meie. Küll aga te olete väga vastutavatel positsioonidel. Ehk siis mind väga huvitaks, et kui palju te tulevikus või täna olete tegelikult panustanud oma organisatsioonides sellistesse muutuste juhtimisse üleüldiselt. Et kui palju inimesed on valmis nagu ükskõik sõltumata, mis muutusest on see organisatsiooni sees mingi töökoha vahetus, et kuidas inimesed üldse selliste asjadega hakkama saab, sest see on tegelikult väga suur osa ettevalmistusest. Kas küsimus? Palun, Kadi alustab. Ma isegi
korraks on ju, kui ma enne siin kuulasin, tõmbaksin, minu arust on see äärmiselt on ju oluline teema ja isegi natukene nagu laiemaks, et kui Maivi, sa enne ütlesid, et näed, et nüüd vaktsineerimine, see kõik läheb on ju niimoodi edasi ja seda nagu me enam on ju, ta on nagu loomulik elu osa, et enam on ju kriise ei ole. siis vaata neid aspekte on alati on ju nagu erinevaid ja üks on ju äärmiselt oluline aspekt, mis me kriisides peame, et noh, et vaktsineerimise pool küll on ju, et noh, et nüüd haigestumine või inimese on ju tervis, aga tegelikult nagu hoopis nagu laiem aspekt ja oluline aspekt on ju kogu nagu inimeste on ju psühholoogiline on ju tervis, vaimne tervis ja siin ma julgeksin öelda, et noh, et me mõnes mõttes oleme täna on ju vaimse tervise kriisis kogu on ju ühiskonnana ja loomulikult on ju, me peame üksikisiku tasandil, nüüd sina küsisid on ju ettevõtte organisatsiooni tasandil on ju, kuidas me sellega tegeleme, aga on ju ka nagu laiemalt on ju vaatama ja see vaimse tervise kriis, et noh, et meil oleks piisavalt on ju pädevust üksikinimese tasandil, kollektiivide tasandil, aga on ju siis ka tõesti juba on ju, kui tegemist on nagu haigusega, kes need aitavad, kuhu inimesed, kas meil on ju need ressursid olemas, et see on nagu äärmiselt oluline ja niisugune üks on ju võib-olla ka nagu väljakutse, et kui me ühiskonnana on meil ikkagi elu tervikuna on ju paremaks läinud, aga tõesti see nagu psühholoogiline tervis, vaimne tervis, ma julgen öelda, et oluliselt pigem on ju siin viimase 20 aasta jooksul viletsamaks läinud, et me ka tulevikukriisideks valmistudes on ju peame mõtlema seda, et noh, et kuidas nüüd tõesti need ka otsustajad on ju nagu ellu jäävad ja kuidas me nad nagu ellu jätame, et noh, et ainus strateegia ei saa olla see, et tõmba pea, kuidas sa ütlesid, pea käte vahele ja pane pea laua alla, et siis jääd suurema tõenäosusega ellu. Et võib-olla niisugune nagu laiemalt. Raimar. Ja ma räägin oma organisatsioonist ja kõigepealt lihtsalt otsustajatest, et ma olen näinud 2 peaministrit, kes on suure pühendumuse ja südamega seda tööd teinud. Ja noh, see on kõige raskem töö Eesti Vabariigis, et tundke neile kaasa. Riigikantseleis see muutus, mis ma arvan organisatsioonis on nüüd toimunud nende kriiside ajal, ongi see, et me ei ole valitsuse sekretariaat, vaid me oleme peaministri, kuna need kriisid on nii suured, mis vajavad peaministri tasandil juhtimist, peaministri ja valitsuse selline staab. Ja kuna ettearvamatust on nii palju, siis on see inimestel mentaliteet, nad peavad olema ootamatusteks valmis. Et juba see ootuste juhtimine on see, et me ei ole enam selline tavaline sekretariaat, kes teeb 8-5 või 9-5 mingit kindlat asja, vaid me peame kogu aeg olema suutelised midagi uut tegema. Et eile tegime Covidit, homme veame tanki ära. Et kõigepealt see ootuste juhtimine on paigas ja siis on kogu see tugi, mis sa annad, et sa inimestega räägid pidevalt. Meil on vaimse tervise nõustajad on kõigile võimaldame sportimine, massöörid, et noh, nii palju, kui me oskame teha, arutame neid teemasid, seminarid, et me teadlikult tegeleme sellega, et seda me oleme viimaste aastatega teinud. Ja noh, nüüd ma siin praalin, iga juht peab endast ju hästi rääkima, aga me just viisime läbi pühendumusuuringu ja võrreldes erasektorist ma ei hakka rääkimagi, sest erasektoril on ikkagi tulemuste tootmine väga oluline, avalikus sektoris seda ei ole. Aga avaliku sektori asutustega võrreldes, et meil on seis päris hea, me oleme ikkagi nii inimeste rahulolud kui pühendumuselt oleme tipus. Et see tähendab, me oleme õigesti teinud minu jaoks. Juhina see oli mulle väga positiivne tagasiside. Nii, Maivi. Võib-olla nii palju, lihtsalt ma olen hästi nõus Kati ja Taimeriga, et ka tõesti Tervisekassas see kõik on nii, aga võib-olla veel, et mis nagu töötab, et kui see muutus on toimunud ja see muutus töötab, et siis hoia seda fookuses ja toeta seda. Ja seesama Covid pandeemia, kus me kõik siirdusime kodukontoritesse ja Tervisekassas ka klienditeenindus tegelikult läks ju üleöö kodukontorisse ja pidi saama hakkama ja saigi hakkama, et me tegelikult hoiame seda tähelepanu all siiamaani. Ja see on meie asutuses selline vastutusvabadus, et tõesti, sa võid igal pool, ükskõik kas meie 4 kontoris, kodus, maakodus,
sa saad läbi laptopi ühenduse, kõik koosolekud tehtud. meil on kõik koosolekud nii-öelda hübriidvariandis. meil on väga hea meel täna füüsiliselt koguneda, aga ei pea, kui ei saa. nii et ma võib-olla siit võtaks nagu võib-olla ka sellise soovituse, et mis muutus on, kas sa oled seda nagu teadlikult teinud või see on tulnud sul nii-öelda, et paratamatult sa pidid selle muutuse tegema ja kui see töötab, siis keskendu sellele ja hoia seda elus. nii sõbrad, meil on ruumi täpselt 8 küsimuseks veel. siit eest reast kerkis, palun. Tervist, nimi on Edgar, ettevõtja, vist võin selle mütsi pähe panna. Väga tore vestlus, nautisin väga seda kõike juttu. Sellest jutust kuidagi jäi mulje, et hetkel on olukord selline, et me oleme jõudmas kuidagipidi kuhugile mäele tulekahjude kustutamisel. Et kriisid, me suudame paremini kommunikeerida, läbi saada, kõik nagu hakkab paremasse kohta jõudma. Kuidas seda nii-öelda tulekahju kustutamist tasakaalustatakse pikaajalise heaolu, pikaajalise stabiilsuse ja pikaajalise nii-öelda õitsenguga? Sest et selle võib-olla natuke nüanss lisada on see, et tihtipeale on see, et see kriis omaette on lühike, aasta-paar, tehakse mingisuguseid tegevusi. Ma tahaks aru saada ja mõista, kuidas kontekstualiseeritakse neid reaktsioone pikemas kontekstis. Eks et kuidamoodi tagatakse kriisireaktsiooniga see, et ei reageeriti üle, et näiteks et Covidi reaktsiooniga ei keerata majandust kinni ja 3 aasta pärast tuleb 3 korda rohkem inimesi ära nälga tänu sellele, et majanduskriis on, aga ja säästeti võib-olla väga vähe inimesi Covidi nii-öelda lockdownidega. Et mis on see suurem plaan ja kes seda juhib ja kus see on? Võib-olla keeruline. Jah, hea küsimus. Et ega siin ei ole sukest lihtsat vastust, lihtne vastus on vale nagu tavaliselt. Et see väga palju sõltub meie valitsemiskultuurist. Seda jutlustatakse väga palju teadmispõhised otsused. Et meil on väga palju andmeid, meil on väga palju teadlasi, et neid tuleb kaasata otsustamises. Ja kriiside ajal otsus tehakse kiiresti, väga palju intuitsiooni pinnalt. Ja et see ei muutuks tavaliseks. Et see on suur väljakutse. Me oleme näinud seda, et mina oma igapäevaelus tajun seda, et niimoodi otsustamine, see muutub, see hakkab meeldima. Ja see, et me korralikult läbi analüüsiksime mõjud. Ma ei hakka neid kommenteerima, need äsjased suured otsused, mis on tehtud, sellepärast, et riigisekretäri mul ei ole viisakas poliitikute otsuseid kommunikeerida. Aga ma arvan, et sellise üldise diagnoosi võib panna, et heas riigivalitsemises on meil toimunud tagasiminek siin kriiside ajal. Ja ega muud moodi me siit välja ei tule, kui hea riigivalitsemine tuleb teha poliitiliseks teemaks, et seda hakatakse väärtustama. Ja siis kommunikatsiooni inimestele siis palju õnne, et kuidas see teema huvitavaks teha. Aga nii muud ma ei oska nagu. Mina olen kuulnud, et selle nimi on usaldus. Usaldus ikka laiemas mõttes, mis võib-olla vahepeal oli kommunikatsiooni valdkonnas riigis üks oluline probleem. See usaldusspetsialisti tuleb usaldada, et see tuleks taastada. Tuleb õppida kuidagi nagu koostööd tegema, millest on ka siin palju räägitud. Ja täpselt nii-öelda poliitikute, ametkonna ja siis erasektori vahel. Aga nagu ise teate, meie ühiskondlikud protsessid on pigem liikumas suurema polariseerumise suunas. Ja need jõud on väga tugevad, mis kisuvad ühiskonda lõhki. Ja seal ehitada seda usaldust ja sellist head riigivalitsemist, et see ühesõnaga ei ole hea kontekst. Et muidugi me pingutame, et Riigikantselei muu hulgas seisab ka avatud riigivalitsemise eest. Avatud riigivalitsemine ongi see, et kodanikud, et see kõik oleks väga läbipaistev poliitiliste otsuste tegemise protsess ja läbipaistvus tagab ka kvaliteedi. Ja ma ütlen, et see aeg, kui mina olen näinud, kuidas vorsti tehakse seal mäe otsas, on see asi pigem liikunud halvemuse suunas, mitte paremuse suunas. Palun, Ahti. Ettevõtte tasandilt ma võiks öelda, et kõige suurem võti asja juures on aus kommunikatsioon. Tuleme nüüd tagasi hästi ammusesse aega nagu 2008-2009 finantskriis. Siis me olime sunnitud koondama paljusid inimesi Eestis, Lätis, Soomes
ja võtma ka palkasid maha. Ja palkade mahavõtmise juures oli meil lubadus inimestele, et kui see kriis saab natukenegi leevendust, me taastame kõik selle, mis me oleme teile võlgu ja tõstame teie palkasid ja nii me ka tegime. Aga seda 2009. lubada, kui sa näed, mismoodi majandus kimab 30% miinust iga kvartal, oli ikkagi väga kõhe tunne, aga me tegime selle ära. Küll jah, 1,5 aastat hiljem, aga me pidasime mu sõna. Ehk et siis need veteranid, kes on Magnumis olnud 25 ja 30 aastat, need teavad, et meie sõna maksab. Ja sama puutub ka riigi osas. Et tegelikult, kui nüüd veel võib korra tagasi minna sinna väga ammusesse aega, kui COVID algas ja tegelikult unustame ära, vaktsiinidest ei teadnud mitte keegi mitte midagi. Siis oleks pidanud võtma ja ütlema ausalt inimestele välja riigi poolt. Hetkel ravimeid ei ole olemas peale paratsetamooli, mis võtab maha teie mõned sümptomid, aga see ei ravi teid terveks. Ainus, mis aitab, on isolatsioon, ainus, mis aitab, on füüsiline mask. Eestis ei olnud maske. Selle asemel, et rääkida, et maskidest ei ole tänapäeval palju teadusuuringuid tehtud. No tõesti ei ole, sest et 1900 tehti juba need ära. Siis oleks võinud öelda, tehke kodus need maskid. Käterätist, marlist, mis ette ja kätte juhtub, tehke. See on ikka viirusnakkuse, piisknakkuse puhul suurem abimees, kui olla lihtsalt ilma millegita. Aga seda ei tehtud. Vale, aitasin ise selle sama õpetuse kirjutada valitsuse palvel 2020. aasta aprillis. Jah, siis kui me oleme maskid toonud Eestisse, siis kõik ärkasid. Eesti Päevaleht ees otsas hakkame kodus parem maske tegema, mis te ostate seal? TTJA ja vist oli ju lausa mingi õhtul tellite hommikuks oli valmis. Kuulge, asi klaar. Johanna, tahtsid lisada veel midagi? 2 nädalat tagasi ja siin tuleb see vaimse tervise punkt lisada, et 2 nädalat tagasi ma otsustasin, et kui ma läksin Ukrainasse, mõtlesin, mina rohkem ei jõua. Ise oled ajakirjanduses välja öelnud, mina võitlen lõpuni ja oled täiesti läbi põlenud, eks ju. Ja otsustasin, et ma võtan enda kõrvale kaasjuhi. Et paraku või kuidagi juhtus täpselt mulle Harvard Business Review kätte ja seal ka ja enne olin lugenud edasi.orgi, kus räägiti ka kaas CEO-dest ja tegevjuhtidest ja kuidas siis nagu vastutust omavahel jagada ja mul on hästi hea meel, et ma ta võtsin pardale sellepärast, et ta tuleb HR taustaga ja see, mis siit nagu ma arvan, et see, mida võib-olla härra mõtles ka on see, et mul on väga hea meel, et ta minuga seda nüüdsest koos juhib, sellepärast, et ta toob meile ka ettevõtte kultuuri. Ja see, mida teie tegite, te lubasite, te teadsite, et kriis on ees ja ei teadnud, millal see lõpeb, eks ju, aga te võtsite selle endale vastutuse, et kui see kriis läbi saab, siis me taastame selle teie palga. Ja kui nüüd riik loob siis seda kriisiplaani ja teeb ettevalmistusi, siis see pikemas plaanis, ma arvan, ongi see, et millest sa lähtud, ongi kommunikatsioon ja need väärtused, et riigivalitsemis ja kõikide see on ettevõtte kultuur ja see on tegelikult ka riigi selline valitsemise kultuur, millest ja nendest millistest väärtustest me tegelikult peaksime lähtuma kõikides asjades, et see on meie isiklikul tasemel, eks ju, see on erasektoris, see on avalikus sektoris, et võib-olla me peaksime selle poole ka nagu mõtlema just sellest aspektist. Ehk et tõmbame noodid kokku ja need põhimõtted on siis usaldame, räägime, suhtleme, hoiame kokku ja ärme oota, et keegi kuskil tuleb, ütleb, millal midagi tegema peab ja mis kell tuleb kuskil olla, sest siis antakse sulle see püss, millega sa pead kuhugi minema või toidupakk. Ise pingutame, ise näeme vaeva, suhtleme naabritega, küsime, kellel milline piislik tünn on ja kellel on kenekas. Ja kui riik saab veel appi tulla pärast 7. päeva, sest 7 päeva tuleb ise vastu pidada, siis on väga hästi. Mina tahaksin, see on veel nagu läheb. Seal moosikildris on 5 aastaks õunamahla, kui keegi tahab, võin tuua. Mina arvan, et me peame veel omakorda minu jaoks, mulle õudselt meeldis see küsimus ja nagu see teema, aga siin me enam ei jõua. Et mitte ainult, et ei usalda, vaid ma arvan, et üks õppetunde, mis me peaksime veel nagu läbi ka tegema, on see, et nüüd erinevatel tasanditel riik, kuna siin nagu meditsiinikriisidega või meditsiinikriisi
kriisiga on tegemist ka olnud, et kuidas on ju ka andmeid kasutada. See, kui andmed kogu aeg on ju uuenevad, mis tasandil keegi kuskil on ju nagu võtab, et me ei hakkaks on ju propagandat tegema või on ju, kui tulevad on ju ka vastasleerid ja neid argumenteeritakse on ju teadusele, et kuidas selle kõigega nagu hakkama saada. Ja kuna see ongi nagu piisavalt on ju keeruline on ju valdkond ja kus, mis kastides, kus on ju mingeid otsuseid tehakse, et kuidagi seda tarkust on ju veel õppida, et ma näen, et siin on nagu väga palju on ju nagu kasvuruumi ja mis aitaks ka seda tulevikku paremini ette vaadata, modelleerida, ma ei tea, seda nimetatakse meditsiiniökonoomikaks või mis iganes on ju ökonoomikaks. Aga see eeldab on ju tarkust ja arusaamist ja ma arvan, et sellega peaksime päris palju veel tegelema. Ühe küsimuse, kiire küsimus võtame veel. Kellegi? Ahah, aga see on kiire küsimus, see läheb pikale, ma tean, me oleme eelmine aasta juba kohtunud. See läheb pikale, seda ma tean, nii. Suur tänu, daamid ja härrad. Kriisist räägitakse sellel arvamusfestivalil veel juba kell 4 siinsamas pealaval. Juhtus nii, et ka mina olen seal ja mina tänan teid. Võib-olla Slava Ukrainile üks mõte, ma tahaks näha, kuidas teil läheb erasektoriga koostöö. Ma panen teid proovile kohe. Kas sa tead, mis asi on LHV kasvukonto? Ja, ma oman seda. Ma tahan, et seal oleks Slava Ukraini MTÜ fond sees, et igalt minu ostult vaikimisi läheks teie fondile toetus. Ma arvan, et minult tuleks iga nädal umbes 12–15 eurot iga nädal. Lihtsalt selle pärast, et kui ma ostan leiba, mis maksab 20 senti, siis ta ümardab euroni, millest 80 tuleb sulle. See oleks väga kena sellepärast, et kui me eile finantsjuhiga koos istusime, siis ma mõtlesin, et millisest aknast välja hüpeta, sest et juunikuus tuli annetusi summas 429 000 ja juulikuus oli see 61 võib-olla. Aga tehke see ära ja näidake, et erasektor ja vabatahtlikud suudavad kokku hoida, tehke see ka Swedis ära, et iga inimene saab kasvukontos selle endale valida. Ei ole, see ei ole midagi erilist. Kuulge, suur tänu. Näitus, veel kord Ukraina laste joonistatud pildid, elavad Põhja-Tallinnas. Mis veel? Kas mul jäi midagi ütlemata? Ja diplomeid me ei saa. Raha läheb Ukraina lastele kõikide osalemisest. Aitäh!